Tänases meistrinurgas on plaan valmistada üks nagi, kusjuures see nagi peab sobima oma olemuselt samasse ansamblisse, mis kahes eelmises meistrinurgas tehtud tool ning jalanõude alus. Seega kasutame jälle seda sama kasepuidust liinpuitkilpi. Kes nägid paar meistrinurka tagasi seda, kuidas Priit tegi selle vahva lahti volditava tooli, siis selle tooli üks selline välimuslik joon seisnes selles, et see koosnes nii-öelda erinevatest liistudest. Tegelikult see nagi tuleb nüüd sama stiilis sinna nende toolide juurde ja see koosneb samamoodi liistudest. Siin on mul juba osa sellest nagi plokist nii-öelda kokku pandud. Asi, mis ma veel siin tegin, on see, et ma kasutasin erineva laiusega liiste. Ühtepidi teeb see välimus huvitavaks, teistpidi tegelikult teeb töö lihtsamaks, sellepärast, et siis ei ole vaja midagi nii täpselt sinna kokku sobitada. Ja see, miks see sobitamine on siin eriline teema, sellest kohe kuulete. Nüüd jätkamegi tööd siit, et teeme selle ploki laiemaks. Selle jaoks on mul siis siin erineva laiusega liistud. Nendega pole muud, kui järkame endale sobiva pikkusega tükid. Nüüd need klotsid on mul omavahel plaanis tüüblitega kokku ühendada. See teeb mul praegust protsessi natuke lihtsamaks ja hiljem liimimisel nad ei hakka omavahel paigast ära nihkuma. Nii, nüüd ma sobitan endal siia välimuse järgi nii-öelda järgmise paneeli või järgmise komplekti klotse kokku. Ja nüüd selleks, et need kinnituskohad oleks ühe koha peal, võtan ma endal siit tagant nii-öelda sobivad märgid. Nõnda. Nii selleks, et ma teaksin nüüd, kuidas seda pärast kokku endal panna, teen ma siia peale endal väikese nii-öelda spikri ka. Selle järgi saab need klotsid pärast täpselt samamoodi kokku. Ja nüüd ei ole muud, kui puurida üks portsauke. Puurpink on mul nüüd selliselt seadistatud, et mul tuleb see auk täpselt õigele kaugusele. Nüüd ühendame siis tüüblitega oma plokid kokku. Nüüd selleks, et see nagi saaks meil hakata siin ka vahel istuma, selleks peame me jätma teatud kohtadesse sellised vahed. Ja need vahed ma jätan siia kasutades neid samu tüübleid, lihtsalt ma panen ühe tüübli otsa ühele poole, serva sisse teisele poole ja tegelikult jätan vahele oma nagi jagu ruumi. Järgmise sammuna ma märgin ära, kuhu ma täpselt selle nagi nii-öelda pöördepunktid teen, mille ümber siis see nagi liikuma hakkab ja kohe te näete ka ära, kuidas see nagi töötab. Saingi teada, kus see nagi pöördepunkt on. Selle augu me puurime ka siia sisse. Ja siin me teeme nüüd samamoodi, et me paneme ta selle sama tüübli peale liikuma. Ja nüüd see nagi meil nõnda see istuma hakkab. Ja tegelikkuses nüüd ma näitan ka ära, kuidas see nagi siis seinas töötab. See on siis selliselt, kus meil juba paar elementi siin paigas on, et just kui on niisugune ühtne kirju puidublokk seinas, aga tegelikult tulevad siit välja erinevad nagid. Ja need nagid jäävad püsima nüüd siis selle najal, et mul see alumine tüübel, mis siin all on, takistab selle nagi liiga kaugele välja tulemast. Ülemine takistab ära selle tüübli või selle nagi liiga kaugele sisse minemast, ehk et ta jääks mul esitasapinnaga paralleelselt. Ja alumine tüübel takistab siis ära selle, et see nagi liiga madalale ei kuku. Ja see on juba täitsa paraja suurusega nagi, siia kannatab üsna mitu jopet panna. Nõndaks, ja kui me nüüd oleme nii kaugel, et mul on see lisablokk valmis, see nii-öelda juba eelnevalt plokk valmis, siis me panemegi siia selle nagi vahele ja proovime selle kogu asja nüüd nende tüüblitega kokku sokutada. Üks asi, mis nüüd silma hakkas, on see, et need konksud on sellise erilise kujuga, et kuidas sellist kuju lihtsate vahenditega teha. Tegelikult selle jaoks on mul ka väikene nipp. Nimelt on mul siin üks selline šabloon.
Ja kuna selliste lõigete tegemine on natukene ohtlik, siis see šabloon sisaldab mul ka selliseid pisikesi tüübleid, mis mul siis seda klotsi ehk seda nagi siin kinni hoiavad sel hetkel, kui ma seda lõiget teen. Ja mul on see klots tehtud või šabloon tehtud selliselt, et ma saangi siin teha mõlemad lõiked ära. No nagu näha, siis minul on siin tüübli otsad veel väljas, seda sellepärast, et tegelikkuses see nagi tuleb natukene pikem. Ja selle nagi eelis võib-olla ongi see, et nüüd moodulid lisades võib selle ajada ükskõik kui pikaks. Kusjuures minul on hetkel tehtud see nagi selliselt, et siin on need nagid enam-vähem võrdse vahega, tegelikult nad ei pea võrdse vahega olema. Nad võivad ka olla erinevate vahedega. Need nagid võivad ka olla erinevatel kõrgustel. Et siin on nüüd juba puhtalt selline disainimise küsimus, et kuidas seda asja kokku panna. Hetkel ei ole siin vahel tilkagi liivi, mis tähendab, et see kõik on lahti. Seda sellepärast, et ennem viimistlemist tahaks tegelikult või natukene kõik üle ka lihvida. Ja sellist kujundit hetkel lihvida oleks muidu väga keeruline. Aga kui nüüd kõik paigas on, saab taha teha nii-öelda triibud peale, mille järgi hiljem see kokkupanek käib, võtta lahti, ilusti üle lihvida, võib-olla ka ära viimistleda ja siis lõpuks liimiga kokku panna. Nii et selline vahva peidetud nagide süsteem.